Tere tulemast, kaunid vaatajad ja kuulajad meie siin uuel neljapäeval ja täna lähme me maa pealt hoopis vette ja uurime, mis asi see veemoto on. Ja täna on meil külaliseks Marek Peeba, kes siis tänases episoodis räägib meile, kust on asjad alguse saanud, mis klassid seal on, mismoodi sõidetakse, miks tõusevad nad vahel lendu ja igast siukseid huvitavaid fakte. Ja absoluutselt, aga et petrolheads.ee podcasti saaks muidugi toimida ilma oma heade toetajateta, kelleks on siis Glassdrive ja Baltair. Baltairist muideks saab ka soodustusega rehve, kui mainite ostes ära kommentaaris Petrolheadsi. No tere tulemast, Marek! Lõpuks saame ka vestelda natuke teistel teemadel, kui ma ei tea, rehvisuits ja siukest asja. Seekord räägime plirts-plärts. Ja, tere, aitäh kutsumast. No sina tegeled sellise alaga nagu veemoto. Ja, just täpselt. Et üsna siuke, sul on siuke väga palju korralikke saavutusi ka, võiks öelda sportlaskarjääri jooksul. Aga see ei tule kuskilt nagu tühja koha pealt. Et kaua sa tegelenud oled sellega? No alustasin 2004 aastal, ehk siis nüüd peaks siis tulema 23. hooaeg. 23 aastat tegelenud ühe spordiga. Päris hull ikka selles mõttes, et kas why, how? Aga sellest räägime hiljem. Tegelikult alustame võib-olla sellest, et see veemoto, nagu veemoto, kõlaks minu jaoks midagi, et sa sõidad vee peal mootorrattaga. Aga see tegelikult ei ole ju absoluutselt niimoodi. Jah, võib-olla räägimegi see alustuseks ära. Veemoto. Ja, no selles mõttes, et natukene ta ju seda on, eks ole, et mingi asi, mootoriga asi sõidab vee peal, eks ole. Klasse muidugi on väga palju erinevaid, sõidetakse nii jettidega kui siis paatidega. Mina siis sõidan kiirpaatidega ja hüdroplaanidega, mis on siis sellised, mis ütleme, et nad sõidavad väga vähe vees ja rohkem vee kohal. See on nagu luts või vaata see, et niimoodi inertsiga laseb üle vee. On ju? Et suuresti on ainult propeller ja paadis tagant võib-olla selline 20-30 sentimeetrit on vees, et ülejäänud on kõik õhu peal. Mis see kiirus, ma pean siin vahele küsima kiirelt, mis see kiirus on, et ta nagu niimoodi tõmbab vee pealt? No siuke keskmine suur kiirus. Minu paat sõidab kuskil 150-160 kilomeetrit tunnis võistluskiirus, et kui sirgelt sõita, siis saab oluliselt kiiremini, kui nii-öelda nagu proovida kiirusrekordit või midagi sõita. Aga trassi peale 150-160 umbes. Okei. Ja väga tähtis just selle juures ongi see, et sa püsiksid siis selle õhupadja peal. Et kui sa nüüd sõidad vees, siis veetakistus on nii meeletu lihtsalt, et seda nagu kui ütleme auto või mootorrattaga veered rataste peal mööda teed, eks ole, siis tegelikult lased nagu gaasi maha, sa veered ikkagi hooga edasi. Aga meil on see, et kui me laseme nüüd gaasi maha, siis tegelikult vesi pidurdab kohe, et hooginni. Oled sa kunagi neid kiirendusi mõõtnud? No keedega ei ole, aga me võtame siis nagu meetrit aegu näiteks. 400 meetri aeg on minul... No jääb sinna 14 sekundi kanti, no jube hea, kui saad alla 14. Sa mõtled nüüd, et nullist kiirendus 400 meetri peale 14 sekundit. See on ju täiesti nii-öelda korraliku auto kiirendus. Ja ongi arvestada seda, et vees on seda nii palju raskem nagu saavutada, sest see esmakiirenduspaat on hästi sügaval vees, ikkagist nagu ta kleebib päris palju. Aga ütlen, et jõu ja kaalu suhe on suht paigas. Aga kui sa ütlesid, et kui sa lased gaasi maha, pidureid teil ju ei ole vaatida. Ei ole üldse. Ja sa ei saa ju seda suukruvi nii-öelda tagurpidi käima panna, et nagu suurel laeval, et sa võtad hoogu maha või midagi. Ei saa jah. Et see pidurdus toimubki sellest lihtsalt, et pöörded langevad, propeller jääb põhimõtteliselt väga palju aeglasemalt liikuma ja see paat vajub lihtsalt sinna vette sisse ja see vesi ise takistab seda nii palju, et see pidurdus on tegelikult väga kiire. Oskad sa umbes aimata, et kui sa circa 100 kilomeetrit tunnis sõidad või kus teil see nii-öelda enne kurvi sirge kiirused on, et kui sa hakkad nii-öelda maha pidurdama, et kui sa nulli pidurdaks, siis millise vahemaaga ja millise kiiruse pealt see võiks toimuda enam vähem? Et kui pikk see nii-öelda pidurdusmaa on? Ega ta palju ei lähe, ma arvan, et
võib-olla 100 meetrit liigub edasi, ja siis juba täiesti seisad. Ahah. Pole nagu otseselt mõõtnud, aga nii palju ma tean öelda, et kui mootor peaks kinni jooksma ja propeller jääb seisma, siis enamasti lendad läbi esiklasi välja. Et see pidurdus on lihtsalt nii tugev. Teil turvavöösid ei ole? Minu klassis turvavöösid ei ole. Kas ta siis enda hooga nagu see vesi ikkagi nii hullu pidu, et enda hooga ei suuda läbi sealt lasta? Nojah, kui jääb veel vint jääb seisma ka, et propeller on siis otse ühenduses mootori vändvõlliga, läbi kardaani siis. Ja kui see kinni jääb, siis pidurdus on lihtsalt nii võimas, et sa ei suuda kinni hoida. Käed lähevad nagu lasevad läbi. Aga ma mõtlen, et kas ta siis on, vaata selleks, et ta vees niimoodi pidurdab, kas see kruvi või kuidas sa seda nimetad, kas see ise on nii suur seal all, et see veetakistus on siis nii tugev või ma ise kujutan ette, et see on mingi väike, et vesi peaks sealt nagu läbi või mööda. Kogu paaditakistus tuleb siis ju. Paaditakistus jaa ka, aga see propeller on tegelikult väike. Propeller on, ütleme niisugune 20 sentimeetrit läbi mööduga. Et pisike, aga vees on need jõud on lihtsalt nii palju suuremad, et kui see takistus tekib, et siis see on umbes sama, et kui sa sõidad näiteks autoga, paned käe aknast välja, eks on küll päris raske, eks. Aga kui sa nüüd sõidad 100-ga näiteks kaatriga ja paned käe vette, et siis võid ette kujutada, mis see käsi seal teeb, et Periseks läheb. Või tuleb otsast ära või midagi. Ja vesi on nagu kohati võib nagu sein olla, vaata kui palju on räägitud sellest, et kui keegi kuskilt sillalt alla hüppab või midagi, et tegelikult see löök, kui sa valesti kukud, et... Kes meist poleks kõhukat hüpanud? No täpselt. Mina ei ole. Aga kui ma tahaks tagasi minna sinna klasside ja nende juurde, sa ütlesid, et neid klasse 3 või 4, mis sa ütlesid, on ju, et... Teie alal täpselt. Jah, teie alal. Või sa mõtled nagu üldse veemotot laialt? Ma hakkasin sinna jõudma, et sellel teie alal, aga see veemoto ise on kindlasti nagu palju suurem, on ju. Võib-olla räägime korra sellest ka, et kui suur see on, et sina oled seal nagu ühes selles ringis, aga tegelikult on seal ju suurem ring ümber, on ju. Et mis selle veemoto alla veel käib täna? Ma ei tea, kui suurte kruiisilaevadega ilmselt ei kiirendata kuskil, aga et Ja, ütleme siis nii, et millega mina tegelen, on siis veemoto ringrada. Ringrajasõit on siis minu ala. Siis on jetid, on nii püstised jetid kui runapoodid, mis on siis sellised suuremad, kus pälistutakse. Siis on Nemad sõidavad ka ringrada? Nemad sõidavad ka ringrada, jah. Ja sõidavad ka veel slaalomid tegelikult ja on ka erinevaid tegelikult radasid. Siis on veemoto alla kuulub ka veel raadiodel juhitavad paadid, mis on nagu huvitav. Et on ka veel eraldi asi. Ja siis on ka offshore, ehk siis mere peal suuremad kaatrid. Kui suured siis nagu mingisugused printsessid või... Natukene pisemad, aga ikkagist juba sellised 10-meetrised kaatrid ikkagist. Päris suured. Need on need, millega Venezuelast narkolaadungid liiguvad Kariibi saartele ja Kariibi saartele. Sa tead küll juba hästi seda. See on selle ala nii-öelda, kuidas öelda, kurikuulsus. Ja, et need offshore'id. Sigaripaadid nii-öelda, need on tõenäoliselt paljud sinna liikunud, et mingit narkokaubandust nendega tehakse. Aga siis veel küsin seda, et mina näiteks tänu mingit nagu ringis, et ma arvasin, et see on nagu ainult ala nagu kiirendus on ja kas loll küsimus, aga kas on see ringi sõidetakse, aga kas nagu mingi radakurvide ja asjadega on ka või? Ma ei tea, ala nagu autospordis on rallikross või midagi siukest, et mingi 5 venda lähevad korraga peale ja siis kuskilt lippude vahelt peavad nagu sõitma. Et sa ütlesid küll slaalom, aga ma ei tea, mida see endast jälle kujutab. Ja, slaalom on küll jettidel ainult, aga ringrada meie puhul siis me kõik stardime koos, on fooriga start ühe joone pealt. Palju maksimaalselt korraga on? Olen praja homologeeringust, aga üldiselt 16-24. Nii palju? Vau, okei. Ja kvalifikatsiooni järgi siis stardikohad. Kas sa valid või siis lihtsalt määratakse nii-öelda, et kurvile kõige lähema? Ringi aja järgi ikkagi kurvipoolne on esikoht ja siis kaugemale läheb välja. Minu paadiklass ja ütleme veel, mis on nagu hüdroplaanid, kus sa oled kõhulipaadis, need keeravad ainult vasakule. Meie sõidame põhimõtteliselt ainult siis kas ringi, 3 nurka, 4 nurka või aga nii, et kõik kurvid on vasakule. Nagu veidi NASCAR vaata, et sõidad, jah? Aga veits nagu erinevad, et kas tehakse 3-nurkne rada ja siis selle järgi on ka paadiseadistus, et kas sul on vaja
pikem sirge, vähem kurve või rohkem kurve, lühemad sirged. Ühesõnaga ikkagi mingisugune nagu rajakuju, et ei ole täisring kogu aeg. Jaa, ei, seda ei ole. Ovaal, et võib olla niimoodi, et üks on kiire kurv vasakule ja siis võib tulla järsk kurv vasakule, nagu tagasipööre täitsa. Ja või mõni sirge on lühike, mõni on pikem, et siis... Okay. Ja siis on paadiklassid, mis siis on enamasti istuvad ja niisugused kokpitiga on nad siis katamaraani või veetüüpi põhjaga. Nendel on siis võimalus keerata ka paremale, siis nendel on rada on ka parempööre sees, et siis on täitsa nagu tavaline võidusõidurada põhimõtteliselt. Aga miks teie klassi omadel on see ainult vasakule? Kas see on mingi tehniline asi siis või see on kuskilt jäänud reegel lihtsalt või? Põhimõtteliselt on see ikka tehniline, sest et meil on rool on siis ühe käega ja gaasirutska on teise käel. Põhimõtteliselt saame ainult parema käega niimoodi ja nii korrektuuri tegemiseks saad sa siis tagasi natukene, aga täispööret tegelikult teha ei saa. Nii et sul on parem muskel on siis tugevam kui vasak, et see rooli hoidmine on ju tegelikult vees veel eriti ma kujutan, et see on ikka rets. On päris raske jah. Peegli ees nii teed, siis on hooaega muskel kasvab korralikult. Pead kogu aeg trennis käima teist pumpama eraldi juurde. Seda digistame. Aga kui populaarne üldse on siuksed veepealsed nagu mootorispordialad Eestis? Et ma tean, et nii palju, kui ma nagu sinu asjadega kursis on olnud, siis ma tean, et paar meest vist on veel Eestist, kes kas siis sama klassi või sarnases kategoorias, aga need, mis sa enne rääkisid, need mingisugused suuremad sõidukid ja need, et kui palju üldse nagu Eestis selle asjaga tegeletakse? Ütleme nii ja et natukene on ta nüüd siin kokku kuivanud, et kindlasti on nagu minevikus, kui me eriti võtame nüüd täitsa tagasi mingi nõukogude aega, eks ole, kus oli üldse sport ja motosport oli nagu meeletult palju suurem asi ja oli nagu au sees ja olid nagu väga suured toetused, et siis oli nagu väga suur veemoto, neid sõitjaid oli nagu meeletult. Aga nüüd ta on jäänud väiksemaks, aga ikkagist sõitjaid on. Eestis on koos noortega on ikkagi kuskil 30 sõitjat. Sa räägid siis enda alast? Ma räägin praegult veemoto ringrajast. Hüdroplaanidest siis? Või jetika? Kõik ringraja, paadid, mitte jetid. Koos jettidega on meid rohkem, ma arvan, et 50-60 kanti. Et umbes nii ta on. Aga mis, seda ei ole tegelikult väga palju. Mis põhjusel see nii on, et kas see, et meil ei ole nagu seda, et meil on see osa aastast nii lühike, kus sa saad nagu vee peal sõita siis või on seal eelarve, millest see tingitud on, et vist pole lihtsalt nii populaarne või ohtlik või näiteks? Ohtlik, seda ma ei usu, aga ta on ikkagist küllaltki raskesti kätte saada esiteks, sest kui sa võtad nüüd krossi ratta või auto, sa lähed poodi ostad tegelikult. Sa lähed ostad selle, ma ei tea, Yamaha või Kawasaki sealt poest, sa saad põhimõtteliselt hakata kohe sõitma. Et meil nagu seda varianti ei ole, et sa poest saaksid osta, sa saad selle noorteklassi mootori küll saad osta, mis on standardmootor. Aga paat tegelikult niimoodi osta ei saa, et see on ikkagi läbi klubi ja siis sa siis tellid või ehitad endale paadi ja see on ikkagi nagu see kättesaadavus on nii palju raskem. Aga kas siis nagu vaata, mujal mootorispordis on ju see, et sa saad nii-öelda teise ringi või ma ei tea, kuidas öelda, et keegi ikkagi vahetab välja, et kas seda siis ei liigu kuskil, ma ei tea, või on see ainult väga kuskil oma foorumites? Ei liigub ikka ja kui nüüd Tallinna veemotoklubist rääkida, kus mina siis ka võistlen, siis meil on klubivarustused noortele. Meil on kohe 5 komplekti ja on valmis, noor tuleb, ta saab nagu põhimõtteliselt kohe paadi endale. Et nagu selles mõttes on meil see võimekus nagu noortele olemas, aga just see noorte klassist edasi liikuda, see on nagu ääretult raske, et see on esiteks finantsiliselt päris kulukas ja selline nagu juba teadmiste poolest ka, et ta on küllaltki keeruline ala tegelikult, mida teha, eks ole. Ja ongi finantsiliselt ja selle poolest on ka ja tõenäoliselt inimestele keerulisem aru saada ka, sest kõike muud sa näed nagu nii palju rohkem, kas või tänava peal neid mootorrattad autosi sõitmas, sa oled ikkagi seda kogenud, sa sõidad kas või oled autoga lihtsalt niisama tänaval sõidad, mõte on sama, et sul on rool, sul on käigukang, eks ole, et nagu see mõte on sul olemas. Aga kui sa oled ainult suure tölluga Saaremaale sõitnud, siis see paat ei ole päris sama, et siis nagu sul ei ole seda tunnetust üldse, et mis see võiks olla. Aga kui sa seda ütled, kas on mingi liikumisvahend, millega võib natuke sarnastada selle veemotoga?
tunde poolest. jah, et sa saad nagu, ma ei tea, kas või need veehüljukid on mis on mingi kättesaadav on see, millega saab sama tunnet natukene. jah, noh, mis võib sarnast asja või ei ole midagi? No keeruline selles suhtes, et kui hüdroplaan paat võtta, siis tõenäoliselt kurvid kõige sarnasemad on driftiautoga, aga see pole ka eriti kättesaadav. Aga kättesaadavam ilmselt siis ma eeldan. Noh, talvel saad ju, teoreetiliselt talvel saad iga autoga. Okay, see on võib-olla natuke sarnane, jah. Aga muidu, eks vee peal ükskõik mis kaatri või asjaga, kui sul on mootor taga, siis see mõte on ikkagist üsna sarnane, et kas või kala mingi paat, kus sul on mootor taga, et see on ikkagist, noh, mingi mõte seal on sama. Aga noh, väga palju on meil olnud kõvasi mingid, ma ei tea, kes on rallisõitjad või mida iganes on tulnud proovima nagu paati ja siis ütlevad, et ei, et see ei ole nagu võimalik, et noh, tõesti mind siit välja ja nagu ei. Aga miks? Vägivaldne on? Ei, see tunnetus pidi lihtsalt niivõrd erinev olema, et sa ei saa, kui sa oled veel nagu oma alal näiteks oled nagu kõvasti teinud ka, ma ei tea, ralli või autosport üldse mingeid asju, et siis sa lähed sinna paati ja sa ütled, et ei, et nagu see ei ole reaalne asi, mida teha. Huvitav, et tahaks nagu, noh, ma kind of kujutan seda ette, nagu sa ütlesid, et see võib midagi olla driftiga seotud, et jah, et sihuke ka tagavedu on ju, et see liigutus, sa vist ju sõidad ka samamoodi persega on ju, et selle paadi takamikuga, et ma jah, ei kujuta ka ette, et mis seal nagu nii teistmoodi, sest mina olen ka väikelaevadega sõitnud, et ma nagu enam-vähem saan aru, aga kas võib-olla tõesti see on midagi täiesti kosmost? Ma arvan, et väga palju mõjutab see hüdroplaani tüüp, kus sa oled kõhuli vee kohal, et sa oled nagu, su silmad on veepinnast niisugune 30 senti, vaata, ja siis see kiirus tundub vaata hoopis teine ka, et see võib nagu midagi sellega ka olla, et see kontroll tundub nii teine lihtsalt ja sa oled nagu pea ees ja mingi nagu, et see... Seda ma tahtsingi enne küsida, enne küsida, et see kiiruse vahe, et sa ütlesid 160 kilomeetrit või 150 kilomeetrit tunnis, et kui autoga sõidad, et kumb on nagu, ilmselt siis see vee peal on nagu, tundub way kiirem. Et ma arvan vee peal see 150-160 autoga ikka 300. Päriselt või? Et kui sa nüüd, ma ei tea, kui sa oled mingi kalapaadiga, eks oled käinud kalal sõitmas, siis ka noh, ikka sõidad seal tavaliselt, need lähevad kuskil 30-35 kilomeetrit tunnis, siis on ka juuksed lehvivad juba nagu tundub nagu päris kiire, eks. Et noh, siis kui sa enne paned nüüd 160, siis... Aga kas te mõõdate kilomeetrit tunnis seal või? Sest mere peal ju muidu on... Sõlmed, jah? Jah, me mere peal ise ei sõida. Aga me mõõdame kilomeetrites. Aga kust see tuleb? See on täitsa huvitav fakt, nagu selles mõttes, et muidu vee peal on ju kõik sõlmed. See on huvitav, jah. Aga tõenäoliselt see tuleb tänapäeva nagu GPS ja nendest süsteemidest, sest nagu Microni süsteemiga mõõdame ja seal on kõik on ju kilomeetrites, et... Kuule, kas saame rääkida ajaloost? Ma ei tea, kui palju sa tead või, aga huvitav oleks, et kust üldse see konkreetne sinu ala nagu või millal või kuidas ta alguse on saanud, et ilmselt noh, päris Titanicu filmist ei olnud, kus mingi puuplangu peal keegi seal kuhuli ujus või, aga võib-olla tõesti, ei tea ju. Et mis on sinu nagu teadmised, et kust see alanud üldse on? Millal need hüdroplaanpaadid nagu tulid mängu? No hüdroplaanid ma täpselt ei tea, aga selles suhtes, et E-moto on olnud olümpiamängudel Londonis 1908 äkki oli see aasta. Nii ammu. Nagu ainukene motospordiala, mis on olnud siis olümpiamängudel esindatud. Aga no ju ta ikkagi sealt tuli, kui hakkasidki esimesed sellised väiksemad paadid, siis taheti ikka mõõtu võtta, eks ole, et kes on kiirem, et nagu ega ta sealt on kunagi alguse saanud. Aga nüüd see hüdroplaan ja just see F250, mida mina sõidan, see on nagu väga selline pika ajalooga ja niisugune üks vanimaid siis nendest ringrajaklassidest. Täpselt aastat ei kohe umbes, selles mõttes umbes, ega ma lihtsalt mõtlen, et kas me räägime siin 100 aastast, 20 aastast, kuskil mingi ümmargune. Ma arvan, ta jääb sinna kuskile niimoodi 5-60 aasta kanti. Täitsa huvitav. Aga kuidas, noh, täna on tõenäoliselt tehnoloogia nii palju muutunud, et need keresid ehitatakse, ma saan aru sellest klaasplastist või lausa süsinikust. Või jah, süsinikust, et aga see ei ole ju kogu aeg nii olnud, on ju. Ma eeldan, et seal tulid alguses olid mingi puidust tõenäoliselt või... Ja ma isegi alustasin, esimesed paadid olid vineerist. Et... jah?
Ahaa. tehti vineerist nagu paadi ehituskaared ja siis liistudest hõõrestik sisse ja siis vineerplaatidega kaeti üle ja Aga kas sa tegid ise selle või? no esimest paati ei teinud, aga siis juba edaspidi olen ise teinud ja Vineerist oled ka ise teinud või? vineerist olen ka teinud ühe paadi ja Nii et väike Tissler ka siin juba. no kõike. Ega muidu ei saa, sa pead kõike tegema, et Aga kui ma mõtlen, et vineerpuit, kas sa siis pead seda kuidagi ju painutama, et teeks kaarjast on ju, tuleb muidu tootmisest vist sirgena selles mõttes. ja ongi õhukesest vineerist ikkagist, et võimalikult kerge ka oleks, et tehakse siis nii-öelda sõrestik ehitatakse valmis ja siis juba peenikeste liistudega aetakse kõik need kumerused paika ja siis väiksemate vineeritahvlitükkidega, tavaliselt 4 mm vineerist, siis sellest kaetakse üle sisse. Ma ei ole väga palju igasuguse laeva ja meresõidukitega kursis ja nende ehitustega, et kuidas seda veekindlust tagatakse, nagu puit ei ole ise looduslikult väga veekindel. No nii ja naa, selles suhtes, et majad on ju ka puitfassaadiga ja kõik on ju selles suhtes, et jah, aga üldiselt nendel on mingisugused räästad ja asjad. Nojah, aga sellest puitlaevu on ehitatud ju algusest peale, et ega puit iseenesest on ikkagist vettpidav, aga veemoto koha pealt, kui algselt värviti üle, et nagu lihtsalt tuimalt värvikiht peale, et see nagu ikka hoiab. Aga pärast siis juba, kui tuli klaasriie ka, et siis vineerpaat tehti ka klaasriidega ja vaiguga üle, et see siis nagu hoidis. Okay. Aga eks sinna läks ka aega ennem, kui see nii-öelda vaigutehnoloogia, eks ta mingi aeg jõudis. Olen küll veemoto fossiil 23 aastat teinud, aga nii kaugele minu mälu ei lähe. Aga kui sina alustasid, kas siis oli ka Eestis juba digijaid palju? Ja, oli küll, aga veel nii-öelda maailma ja Euroopa tasemel võib-olla mitte nii tugevasti. Oli küll olnud varem nõukogude ajal just oli mingi liidu meistreid ja see oli nagu väga tugevasti. Aga see Euroopa ja maailmameistrivõistluste sarjas oli see samm oli natuke raskem teha, et just oligi, ma arvan, et see on nagu palju on mujal motospordis ka, et just üleminek, kui see liidu ajalt läks nii-öelda siis vabanemine, kõik see, välismaal olid nagu juba parem tehnika, kõik asjad, et meil oli nagu maha jäänud natukene. Et see ülemineku samm oli nagu suurem meie jaoks. Tuli ellujäämisega ka tegeleda, eks ole? No täpselt, et eks sealt enam-vähem 2000-ndast ja sealt edasi hakkas see meie nagu jõudma järgi neile, et siis me hakkasime nagu maailmaga võidu võtma. Aga tänaseks on ju Eestil võib-olla tiitleid vaata, et pea kõige rohkem. Ja võib nii öelda küll, jah. Et kus riikides see on veel populaarne, kus seda nagu palju ma ei saa öelda harrastatakse, ei ole otseselt harrastussport on ju, Nojah, ikka, aga Kesk-Euroopa on nagu põhiliselt Tšehhi, Saksamaa, Poolas väga tugevasti, Itaalias väga tugevasti, et Rootsis, Soomes. Aga lääne pool, kuskil seal, ma ei tea, Kanada? Ameerikas ka samamoodi, ameeriklased käivad siin ka, et MM-sari on enamasti praegult Euroopas sõidetakse ja ameeriklased käivad siis siin võistlemas. Aga on olnud ka etappe nagu USA-s, siis oleme pidanud seal ka käima. Kui palju nagu tehnoloogia areng mõjutab seda veemotot? Vaata täna nagu, ma ei tea, autodest ise sõitvad autod, kõik on olemas, kui palju veemotos nagu nende, ma ei tea, see tehnika seda kõike mõjutab ja muudab? Kui palju reeglid võib-olla muutunud aja jooksul on, et nagu kaasas käia? No reeglite koha pealt kindlasti nagu turvalisus, et turvalisus on nagu kõvasti edasi läinud. Ja kiirused ka kogu aeg kasvavad ja nagu inimeste nagu piirid ka kogu aeg nihkuvad ja see muidu läheks lihtsalt nii ebareaalselt ohtlikuks asi, et mingid reeglid peavad olema, et turvalisuse koha pealt on väga kõvasti edasi mindud. Aga just nagu tehnikakiiruse mõttes? Tehnikakiiruse mõttes ka, ütleme nii, et lõppkiirust väga taga ei aeta, et see on nagu päris pikalt püsinud enam-vähem samas kohas. Aga kurvikiirus just ja stardikiirendus ja need on nagu meeletu arengu teinud. Et see on nagu paadi tehnoloogiline areng,
mootorid lähevad iga aastaga, midagi leitakse, mida juurde teha, et see areng on kogu aeg pidev. Aga sa ütlesid siin, et turvalisus, mida te siis nagu turvalisusega muutnud olete? Ma ei ole nüüd viimaste aastate nii-öelda statistikat jälginud, aga kui me kunagi tuttavaks saime, siis sel hetkel oli veemoto ilmselt üks kõige ohtlikumaid mootoriga spordialasid kogu maailmas, et ta oli nagu 70ndate F1, kus kunagi keegi ei teadnud, kas tuled ikka omal jalal sealt raja alt ära. Et tänaseks ma saan aru, et asi on parem, aga et mida siis selle nimel nagu on tehtud, et see nii läheks? Mis need konkreetsed muutused näiteks on olnud? Et oluliselt parem on kindlasti turvakokpitid kindlasti, eriti siis nüüd, mis on siis katamaraan klassid, kus on turvatrakside ja kõige kinni, et seal on nagu täiesti, ma ei tea, nagu auto F1-s juba turvavarustus. Minu klassi puhul, kus ma turvavöödega kinni ei ole, seal on natukene nagu keerulisem seda teha, aga on ka turvakokpitid, paadil on väga tugevad, et kui külgkontakt, siis sellele kannatab nagu väga tugevat lööki. Enda turvavarustus, kiiver on homologeeritud, mis on väga turvaline, vestid, lõikekindel kombe. Mis kindel? Lõikekindel. Et kui teine paat üle sõidab, et siis ta ei purune, et ta on Kevlariga nagu. Ohoho. Ja siis mina kasutan veel sama asja, mida MotoGPs kasutatakse, on see Alpine Starsi airbagiga vest. Okei. Mis siis avarii korral on kogu keha, siis on nagu lööb õhku täis, et siis ta kaitseb. Mootorrattas maailmast tulnud asi? Jah, MotoGPst, jah. Miks teil ei ole seda turvavöö mingit lahendust või asja, et mis põhjus, ma saan aru, et sa oled teises asendis seal, jah, aga Oota, mitu korda sina läbi esiklaasi lennanud oled siis? No ma otseselt niimoodi läbi, aga niimoodi, et käed lahti ja nagu esiklaasi ära lõhkunud olen küll, et päris nagu raketina välja ei ole lennanud, sest seal on ka nüüd õnneks on nagu lahendus on mingil määral meil leitud, et meil on jalge all on pedaalid ka ja siis pedaalid on nagu eest sangaga, et sul on jalad on nagu pedaalides. Et võib-olla nagu venid natuke pikemaks, aga päris välja ei lenda. Natuke parem, jah. Aga kuidas seal üldse on nagu... Oota, me ennem küsisid, et miks seda turvavööd ikkagi? Turvavööd, ja. See on kindlasti ongi sellest asendist tingituna, sest me oleme kõhuli, et nagu mõtled, kuhu sa selle turvavöö siis nagu paned, et kas ümber selja või ümber kaela või... No nagu traksid, nagu... No kõhuli. Kuhu sa paned traksid? Siit paned eest. Näiteks kuidagi ümber rakmed ehituses, katusemeestel või midagi. Läpsid jalge alt läbi näiteks ja küljelt ja siis üle õlgade ja no põhimõtteliselt saaks. Saaks, aga ma isegi ei tea, kas see nagu aitaks. Tundub nagu see, et ta võib-olla ei aita siis. Mina alati mõtlesin, et on sellest, et turvavööd ei ole sellepärast, et kui paat käib tagurpidi, mida teie alas on nagu väga palju näha, siis sa jääd pea alaspidi vette, et see on katamaraan klassi puhul tegelikult ju samamoodi, et nad jäävad ka tagurpidi vette. Minu teooria praegu see nagu purustaski. Ja, et seda ei ole, jah. Aga muidu praegu on nagu selles suhtes, et isegi kui ta läheb nagu flippi, et siis on natukene nagu turvalisem on isegi sealt nagu välja lennata ja siis vette kukkuda või kui koos selle paadiga nagu kogu selle massiga sinna vette lennata, et siis need nagu vigastuse oht on isegi võib-olla suurem. Et praegu, kui sa lendad nagu välja sealt, et siis on isegi nagu parem natukene. Sa ütlesid, et see kombe on sul, võistluskombe on sul Kevlarist on ja see on see lõikekindel. Ta on siis tulekindel ka? Ta tegelikult tulekindel ei ole. Seda ohtu nagu väga ei ole. Teil siukseid asju väga seal ei ole? Vesi on lähedal. Hüppad vette. Reaalselt, kui midagi on, siis hüppad vette. Ega polegi. Paat nagu võib põlema minna, aga siis ongi lahkud. Ja mis ma veel tahtsin küsida, et kas teil mingid hansulaadsed asjad ka on, vaata, et mis su kaela kaitsevad hoiavad, et kui ikkagi teine paat tuleb, ta võib ju liikab siit läbi või ma ei tea. Ja, see ongi jälle nüüd katamaraani istuvad klassid, nendel ongi Hansi süsteem, aga meie jälle asendist sõltuvalt siis ei saa, me ei saaks muidu kaela liigutada. Teistsuguse lahenduse äkki või? Ei saa kahjuks. Et vestil on küll kaelus natukene on,
aga ka seegi juba takistab päris palju sa seal siis liigutad seda, see ju ainult liigutud ühele poole, sul on ainult ühele poole. no, sõitjad tulevad mõlemalt poolt, tahavad mööda saada, et peab ikkagi nagu mõlemale poole saama selja taha vaadata. Et mul on olemas küll, ma ei ole veel nagu kasutanud, mul on tegelikult niisugune spetsiaalselt välja töötatud niisugused rihmadega süsteem, et ta käib sul siit ümber keha ja siis põhimõtteliselt on nagu traksid seljas, siis läheb kiivri külge, lähevad nagu siis nöörid nii-öelda. Et hoiab? Et ta hoiaks kiivrid keha küljes, sest mul on ühe korra olnud nagu selline õnnetus ka, kus ma nagu flippisin ja ma kukkusin nagu kukal ees vette ja vesi, hüdrolöök lõi vaata kiivri tagant sisse. Ja siis ta tahtis mul nagu pead otsast ära tõmmata, et mul olid nagu rihmaneed olid siit niimoodi nagu päris pahasti. Et see on nagu päris karm. Et selle jaoks on hea, kui ongi need, et ta hoiab lihtsalt sul kiivrid keha küljes kinni, et ta sul pead otsast ära ei rebiks. Korra sellel võistlus sellele tagasi minnes, et kuna sa siin rääkisid, et teised ka kõrval sõidavad, et kui palju nagu, ja mis teil oli 15 inimest stardis korraga või? Umbes nii. Et palju teil nagu seda, ma ei tea, kui lai teil see ala on, et palju teil seda omavahel puiklemist on või teil ei ole ju põrkeautod, et nagu saate üksteisele vastu minna ja siis lähete edasi, et palju teil üldse niisugust, ma ei saa öelda kählemist ka on, aga seda võistlusmomenti nagu seal mingisugustes kurvides ja või kas teil üldse kokkupuuteid on? On ikka, et kõik tahavad võita ja ega seal nagu väga vahendeid ei valita selles suhtes, et ikka tuleb pressida ennast kurvi sisse ja sellist kerget toksimist on kogu aeg külgepidi, et see on nagu täiesti tavaline. Aga nüüd ongi jälle, mida aeglasemad klassid, seda rohkem on seda, sest see on nagu ohutum, et seal sa võid nagu natuke rammida. Aga suure kiiruse pealt juba see kontakt võib olla nii ohtlik, et seda nagu natukene nagu kaalutakse seda, et kas see nagu tasub ära. Ja just see hüdrotõste ka nii-öelda, et kui 2 paati nüüd sõidavad kõrvuti, siis kui nad peaksid sirge peal omavahel nagu küljed kokku panema, siis siia 2 paadi vahele tekib nii suur tõstejõud, et nad mõlemad lähevad flippi. Ainult sellepärast, et nad sõidavad üksteisele liiga lähedal. Et need on nii nagu... Lennukid tiivaks lähevad põhimõtteliselt. Jah, et nad on ehitatud juba ise niimoodi, et nad sõidavad selle õhupadja peal ja nad täpselt selle kaalu ja selle tõstejõu järgi on nagu mõeldud. Aga kui nüüd tekib see tiib juurde, siis kohe seda tõstet läheb liiga palju ja see paat läheb lihtsalt flippi. Et seda ei saa nagu lubada. Väga siuksed meelelahutuslikud videod on need veemotost, kus sünkroonlendu tehakse. Kusjuures neid videosid on nii... ma ei saa öelda naljakas, aga selles mõttes veider vaadata, et ta on nagu paberlennuk vaata, ei tundu üldse midagi hullu, nagu niimoodi videost või pealt lendab ja siis tegelikult need ju seal sees on kindlasti aga tahtsin ka seda küsida, et kuna see kiirus on seal nii suur ja sa ütlesid, et see tunne on veel suurem vee peal on ju, kuidas see nagu inimese keha füüsiliselt sellele vastu peab, et kui ma ei tea, nägu ei lähe selliseks või... Nägu ei ole näinud. Kiiver on kinni, eks ole. Pole näinud, aga eks need G-jõud on päris suured seal ikka, et pärast keha on ikka õhtuks on päris läbi. No just kurvi jõud ja kõik need on nagu väga tugevad. Kas see kuidagi treenib ka, vaata nagu vormelisõitjad käivad ju neid G-jõude treenimas kuidagi? Mingi spetsiaalset pinki ei ole, aga niisugune üldfüüsiline. Kodus hoiad niimoodi? Et pigem niisugune üldfüüsiline trenn, jah. Aga jah, kui nendest flippidest siin rääkida, siis kui vaatad seda videot, et ilus ja lendab, siis ongi tegelikult see, et mida kauem ta lendab, selle turvalisem tegelikult on, sest hoog pidurdub kogu aeg. Sa lähed õhku, kui sa lähed vaikselt, siis hoog kogu aeg pidurdub ja see veete puute hetkel põhimõtteliselt kiirus on nullis, et sa kukud nagu plärts vette. Et hullem on nagu see, et kui sa peaksid tõusma õhku, ja siis näiteks lööb laines tagant ja nagu mootorisse ja siis seda nagu sukeldada proovib. Et siis on see nagu nulli. See on nii kiire pidurdus, et sellele nagu keha ei taha eriti vastu pidada. Mida sa selle aja jooksul üldse mõelda jõuad, et kas käib mingi mõte läbi, et kurat, nüüd läheb jälle või et nüüd jälle või jõuad sa üldse põhimõtteliselt midagi mõelda, et
no ei jõuab ikka, see kuidagi see hetk on küll lühike, aga see tundub nagu tegelikult päris pikana, et kui see juba tunned ära, et okei, nüüd läheb, et enam kontrolli pole, lased gaasi lahti, aga noh, tal on see õhu, see on all nii tugev, et sa nagu hakkadki minema, sa tunned ära selle, et noh, nüüd on minek. Siis sa jõuad ikka mõelda. Muidugi see hetk, kui ta jõuab nagu paat jõuab siis risti õhuga, siis on ka see pidurduse tunne on nagu nii tugev, et kui sa oled kõhuli nüüd seal paadis, siis sa saad selle paadiga nagu surub sul nagu hinge kinni korraks ja siis on järgmine hetk lendad välja üldiselt. Veidi sihuke lõbustuspargi see natuke. sihuke adrekas. Adrekas on kõva, jah. Aga kas vahel tuleb paat niimoodi ülesse ka ja siis tuleb tagasi alla ja saad jätkata sõitu või ta ikka tavaliselt lõpeb flipiga? No ütleme, et aeglasemates klassides on küll niimoodi, et tal ei ole nagu nii palju jõudu ega kiirust, et täitsa flipi minna, siis ta läheb nagu ülesse ja siis voog saab otsa ja siis ta kukub nagu tagasi. Et lihtsalt rikkusid sõidu ära endal põhimõtteliselt. Jah. Aga palju tuul mõjutab seda ala? Kõvasti tuul on meil kõige suurem vaenlane, et päris palju võistlusi on ära jäänud tänu tuulele, et ongi lihtsalt ütleme seal juba 6-7 meetrit sekundis on juba keeruline meile. Ja see ei ole üldse nagu, suur tuul. See ei ole nagu suur tuul. Ei ole meeletu tuul jah, ja oleneb jällegi nagu võistluspaigast ka, et kus need tuulesuunad, kuidas mõjuvad, eks ole, järvele, kuidas ta laine peale tekitab, et... Siit enne, kui me hakkame lõpetama, tahtsin veel küsida ka enne juba, et sa ütlesid, et mere peal teie üldse ei tee ja just ütlesid, et järved on ju? Jõed ka. Ja kanalid. Jõe peal, seal on ju vool. Jõe peal on väga huvitav, seal ongi allavoolu oled 8 kilti kiirem ja ülesvoolu 8 kilti aeglasem, kui mõned kiire vooluga jõed on, et see on jälle täiesti huvitav. Seal on üldse selles mõttes huvitav, ega jõel on ka niimoodi, et ühest servast võib natuke suurem moo sisse saada kui teisest sellest ja... Jõe puhul ongi, jõe keskel on vool tugevam, et ütleme, et kui sa sõidad nüüd alla voolu, siis sa sõidad võimalikult jõe keskel, siis sa saad voolu abi, eks ole, saad kiiremini. Ja kui sa sõidad üles voolu, siis sa sõidad võimalikult kalda ääres, sest kalda ääres on jõe voolukiirus väiksem. Et siis sa sellega jälle võidad. Kui lai see jõgi või kanalid peavad olema, sest sa ütlesid 15 inimest stardis, et siis te olete üksteise taga, jah? Ei, stardime ikkagist nagu ralli jõe külje pealt ja siis lähed nagu rajale edasi. Issand, kui hirmus. Selles mõttes, et... Aga suht laiad jõed ikkagist, jah. Aga mitte Eestis siis või? Meil ei ole ju nagu... Eestis, no Pärnus oleme sõitnud. Pärnus sama, kus see sild on, et seal on päris laida, et seal me oleme... Jah, seal on. Seal annab ikka sättida selles mõttes, kui sa tuled kurvist välja, et sa ütlesid, et pead võimalikult, nagu ülesvoolu sõites pead võimalikult ääres olema. Kui sa natuke liiga palju pöörad, siis sa oledki ju liiga keskel. Ja siis rikkusidki sõidu ära jälle endal. No ütleme, et see on nagu täiesti, kui sa sõidad ajaringi. Et võidusõidus sa pead ikkagi valima juba konkurentide järgi seda trajektoori, et seal sa nii väga seda ei saa jälgida. Sa ei näe ju konkurenti? No näeb ikka. Et enne kurvi minekut ikkagi vaatad üle õla mõlemale poole ja kus keegi nagu tuleb. Ma mõtlesin, see peegleid ei ole? Peeglit saaks ka, aga kuidagi osad kasutavad. On ikka, jah? Kuidagi on raske kuidagi harjuda, et sa pead ikkagi siis kuidagi, ta ei ole sulle, ta ei jää nagu hea koha peale see peegel. Okay. Aga ma mõtlesin rohkem seda vee pritsimist, et põhimõtteliselt kui väljastpoolt vaatad, veel midagi näed, siis ma kujutan ette, et seest on veel raskem näha, kui ikkagi sul läheb 10 paati ees ja kõigil nendel on see veejuga üleval. Ega palju sa näed seal üldse? On hetki, kus ei näe midagi, jah. Et siis tuleb nagu enam ette kujutada, mis trajektooril nagu konkurent liigub. Et no just stardi esimene kurv, et seal on nagu väga hull mäsu, et seal on vahest on mingi 5-6 sekundit on nii, et kus sa ei näe mitte midagi, sa lihtsalt nagu loodad, et enam-vähem siit võiks minna. Ja et keegi ei oleks niimoodi seal. Ja, no seda sa ka ei näe. Kas te kasutate oma nendel klaasidel mingisugust kaitsetöötlust ka, et kiiremini, et oleks hüdropaamsed, et see vesi kiiremini ära läheks? Kojamehi teil või? Üldiselt on selle kiiruse pealt see vesi läheb nagu nii juba, et ta ei taha seal olla eriti. Ja noh, see, mis sa sealt läbi pead nägema, noh, see ongi täpselt see, et kus on poi, kus on konkurent, ega sa seal nagu väga täpsemalt midagi ei vaata ka, et kui on väga vaja näiteks ilma või midagi jälgida, siis tuled ikkist üle klaasi juba vaatad nagu vähe selgemalt, et siis on
sa näed täpsemalt, aga jõe peal, mis on huvitav veel näiteks see, et kui ma nüüd lähen näiteks allavoolu ja pöördesse, siis ma keeran juba poi ette. Ma hakkan keerama nii palju varem, et ma sätin ennast juba, ütleme, et kui see on nüüd siis poi, siis ma siit keeran juba ennast suunaga siia nii-öelda juba enne poid, et kuna lihtsalt vool kannab mind siis siia poi taha. Ja vastupidi on siis väike drift ja ta lihtsalt kannab, et sa ei saa, kui sa nüüd sätid ennast nii, et sa keerad siia, siis tekib siia juba nii palju vahe, et järgmine vend mahub siia vahele. Et sa pead sättima ennast nii, et sa nüüd lähed siit poi äärest. Seal on ka nagu jõe peal on päris palju selliseid huvitavaid asju. Aga palju üldse Eestis nagu neid kohti on, kus saab sõitmas käia? Või kus teie siis käite? No enamasti nüüd viimasel ajal sõidame Harku peal, aga muidu on Pärnus on olnud, Viljandi järve peal, Tartus Hanne kanali peal on toimunud võistlusi. Aga miks mitte mingi Võrtsjärve peal näiteks? Liiga suur või? Liiga suur ja liiga lainele, jah. Et saab, noortele vist tahetakse teha ka siin, ma ei tea, kas juba sellel tuleval suvel, et saaks teha. Noortepaadid nagu kannatavad rohkem lainet ja neile nagu saaks kogemuse mõttes teha. Kiirused on ka muidugi väiksed. On ka väiksemad. No praegu on väljas veel külm. Kui üllatavalt soe. Millal hakkab teie see nii-öelda sõiduhooaeg siis ja millal lõpeb, et kui pikk see teil on üldse? Enamasti mai algusest algab pihta hooaeg ja läheb kuni oktoobrini umbes välja. Siuke väikest jämedalt pool aastat. Palju trennimiseks võimalusi ja kohti on, et ma kujutan ette, et sa ei saa lihtsalt sellise paadiga minna ju järve peale, et ma nüüd lähen täna trenni tegema, et see peab ikka olema kuidagi kooskõlastatud ju. Ja, et esiteks on veeluba vaja, mis on siis linna poolt meile, mina treenin Harku järve peal ja meil on siis kindlad päevad, kindlad kellaajad ja kindlasti päästekaater peab olema kõik see turvaasi ka, et see päris nii ei lähe, et sa nüüd mõtled, et sa lähed ja mehaanikud peavad valmis olema, kõik eelnevalt valmis sätitud, kõik tööriistad, kõik asjad, et see trenni minek on ikka vist niisugune korralik ettevõtmine. See on muidugi huvitav, et see ütleb pääste, selles mõttes, et mitte siis nagu mingi ametlik, vaid endal peab olema mingi see varupaat. Ta on ikkagi spetsiaalne päästekaater selles suhtes. Aga see on teie klubi oma? Meil klubi oma, jah, kus siis nina käib lahti, kus sa saad raamiga ikkagist võtta juba inimese peale, kui mida iganes võib juhtuda, et sul peab see võimekus olema. Ja et sa ei sikuta veest välja niimoodi õla alt. Kui nüüd ongi trennis midagi juhtub ja sa jääd ootama, et nüüd mingi brigaad kuskilt tuleks raamiga nagu pinnalt päästjad, siis sa nagu Aga see on vaata, siin tuleb suur erinevus autospordi ja selle ja üldse igasuguse motospordiga peaaegu. Et vaata meil, kui lähed muu sõidukiga kuskile treenima, siis sul ei ole sellist kohustust. Et see on, aga ma saan aru sellest, miks see nii on. No ka võistlusi vaadates, ma vaatasin, kui teil oli see MM, siis ma vaatasin seal mingit sõita natukene ja kuivõrd kiiresti käib punane lipp välja, see on täiesti müstika, seda peaks nagu kõik teised mootorispordialade kohtunikud käima eraldi vaatamas ja õppimas, et kui kiiresti on võimalik reageerida. Kui teil seal, see oli Itaalias jah, jõe peal 2 paati läksid korraga õhku, siis ma nägin, kuidas lipumeestel olid punased lipud juba väljas sellel hetkel, kui paadid alles tõusid. Jaa, aga vaata, nagu Marek ütles enne, et sellest on juba aru saada, kui sa, sees on ju juba, et aru saada, ma arvan, et väljast on ka tõoselt see kohtunik ilmselt siis juba oskab vaadata, et kui seal tekib see... Ma mõtlesin seda, et kuivõrd palju otsustusõigust on jäetud nagu sellele lipumehele, et... Mitte võistlusjuht ei otsusta, et kuulge, et pange need lipud välja. Muidugi veemotos ongi see, et kui on näha, et läheb, siis on kõigil kohustus kohe nagu reageerida. Erinevalt autospordist, kus läheb ja lendab seina ja siis vaadatakse. Võib-olla on kollane ainult. Just. Teil sihukest asja ei olegi nagu kollane või? On tegelikult F2 ja F1 sarjas, mida Stefan Aran sõidab nüüd F1, eks ole, et seal on küll, isegi üleminekuga on, siis tuleb siis turvapaat ja kollane lipp, et seal ei jäeta võistlus seima. Kas see on siis nagu nii-öelda kommertsreeglite tõttu juba, et võistlus on, orgunn on nii suur, et siis
sa ei saa iga asja pärast seisma panna. Pigem on see väga tugevasti sellest ka, et ongi ülekanded ja asjad, et sa ei saa nagu seisma jätta seda asja. Jah. No kuule, ma arvan, et siin on hea kokku tõmmata tänane episood. Järgmise episoodis saame rääkida siis juba rohkem sinust, konkreetselt sinu karjäärist, sinu konkreetsest masinast või masinatest. Ja tulemustest ja kõigest muust sellisest. Ja, teeme nii. Ja kui teie ei taha, et teie esiklaas oleks kogu aeg läbipaistmata, siis pöörduge Glass Drive'i. Jah, sealt saate uue särava esiklaasi. Ja samamoodi on tegelikult aeg käes suverehvideks ja kes on eriti agar, saab juba talverehvid ka välja valida omale. Et Balteri lehelt leiate ja saate kasutada sooduskoodi petrolheads või petrolheads.ee ning saate väikse lisasoodustuse, et ajad on rasked. Mainige seda kindlasti siis seal selle müügimehele, kui teete oma tellimust. Ei, kui te teete tellimust, siis pange kirja see sinna tellimusse ja siis tuleb väike soodustus. Nii, aga meie näeme järgmisel nädalal samal ajal, samas kohas. Tšau!